Halleluuja! Maailmas ahistatakse teid, aga olge julged, mina olen maailma ära võitnud. Halleluuja! Lugemine Püha Johannese evangeeliumist 16. peatükist. Au sulle, issand, au sulle. Jeesus ütles, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes palute isalt, seda ta annab teile minu nimel. Tänini ei ole te midagi palunud minu nimel. Paluge ja te saate, et teie rõõm oleks täielik. Seda ma olen rääkinud teile võrdumites. Tuleb tund, mil ma ei räägi teile enam võrdumites, vaid kuulutan teile isast avalikult. Sel päeval te palute mind. Ja ma ei ütle teile, et mina palun isa teie eest, sest isa ise armastab teid, kuna teie olete armastanud mind ja uskunud, et mina olen tulnud Jumala juurest. Ma olen pärit isa juurest ja tulnud maailma ja taas ma jätan maailma ja lähen isa juurde. Ta jüngrid ütlesid, vaata, nüüd sa räägid täie selgusega ega räägi lõplimitega. Nüüd me teame, et sina tead kõike, ega vaja, et keegi sinu käest küsiks. Seetõttu me usume, et sina oled pärit Jumala juurest. Jeesus vastas neile, kas te nüüd usute? Näe, tund tuleb ja on juba tulnud, et teid hajutatakse igaüks ise kohta ning te jätate mu üksi. Ja ometi ma ei ole üksi, sest isa on minuga. Seda ma olen teile rääkinud, et teil oleks rahu minus. Maailmas ahistatakse teid, aga olge julged, mina olen maailma ära võitnud. See on püha evangeelium. Issand, pühitse meid tões, sinu sõna on tõde. Aamen. Esmalt see, miks ma proovin kahtesid prille üksteise otsas kanda, ei ole mitte, et ma püüaksin sarnaneda ühe teleshow kangelase, kes kunagi Kamm ja segakoori võitas juhatada ja laulda viia. Või ka, et see oleks uus mood, vaid lihtsalt aastate tulles inimene ei saa enam ühtede prillidega hakkama ja minu progresseeruvad prillid purudisid ja teisi ma alles ootan ja ainus võimalus eluga korda saada nüüd on niimoodi topelt püüda näha. Et ärge tehke kodus järgi, kui saate ilma hakkama. Aga jutuse juurde, kus tänase pühapäeva piiblitekstid kõnelevad meile siis palvest. Ja küllap me võime ka liialdamata öelda, et palve ongi Jumala ja inimese vahelises suhtes kõige olulisem, sest sellest meie usk algab. Sellest ta ju algab, kui me ühel hetkel palves Jumala poole pöördume või tema kutsele ja puudutusele vastame. Aga palve on ka see, mis jääb kandma meid siis, kui meie võimed ja võimalused midagi teha või asjade käiku siin maailmas mõjutada on piiratud või hoopis olematud. Palve on oluline, kõige olulisem. Ja nagu ikka oluliste asjadega on raske öelda, kas nad on lihtsad või keerulised või küllap mõlemad korraga. Ja kummalisel kombel ei anta nendes piiblitekstides, mida me täna oleme kuulnud, ka mingeid täpseid juhiseid selle kohta, et kuidas siis ikkagi palvetada
mitu korda päevas või nädalas või milliste sõnadega. Ja siin peab viitama ka sellele, et küllap on meie olukord ka mitmeski mõttes erinev Jeesuse jüngrite omast. Sest juutidel olid olemas kindlad palvekorrad, kindlad palvetekstid, mida teatud päevaaegadel peamiselt vähemalt hommikul ja õhtul siis tarvitati. Neile ei pidanud hakkama seda meelde tuletama, et kui sa hommikul ärkad, siis palveta või hingamispäeval mine sünagoogi. Niisugune igapäevane usuline ja liturgiline palverütm oli nende inimeste elus enesestmõistetav, erinevalt siis meie ajastu inimestest, kellest paljud ei ole ju palvetamisega üldse kokku puutunud. Rääkimata siis sellest, et neil oleks harjumus päeva alguses või lõpus või toidulaua juurde asudes kas või lihtne palve paluda. Ja enamikul meist ju ka see keskkond, kus me viibime päevast päeva, seda pigem ei toeta. Et kui me kujutaksime ette, et kuskil töökaaslastega lõunale minnes või perekondlikul koos viibimisel me võtaksime piibli ja loeksime sealt kõige alguses mõned sõnad või teeksime palve, siis ilmselt ma ei tea, mis see kogemus või reaktsioon oleks, võite ise mõelda, aga küllap enamikel puhkudel me justkui tunneksime, et see ei ole päris omal kohal. Ja seetõttu peame meie alustama hoopis mingist teisest punktist kui Jeesuse jüngrid. Ja ma arvan, et keskmine eestlane, kes tahab õppida palvetama ja teada koos Jumalaga käima, peabki alustama päris algusest, tükk maad madalamalt tasemelt kui Jeesuse jüngrid. Ja nagu ikka, on palvetamist nagu mis tahes muud tegevust kõige lihtsam õppida, mitte sellest pikki loenguid kuulates või pakse raamatuid lugedes, vaid seda tehes või teha püüdes, selles osaledes. Ja eeskätt osaledes koos nende inimestega, kes juba oskavad palvetada või vähemasti teevad seda pisut loomulikumalt ja sujuvamalt kui sina. Loomulikult ei ole olemas ühte õiget palvetamise viisi ja me ei saa öelda, et kellegi palve on iseenesest parem või teise oma. Aga küllap me teame ka oma kogemusest, et mõnel inimesel see justkui tuleb ilma suurema pingutuse ja paatoseta lihtsalt ja loomulikult. Ta võib palvetada, Jumalaga osaduses olla. Ja just nende inimestega koos olles me saamegi palvetamist õppida. Ja sellepärast, hea sõber ja kaasteeline, kui sa tunned, et palvetamine ei tule sul veel nii hästi välja, kui sa tahaksid, või kui sa tunned, et selleks napib aega või oskust või süvenemist või usulist kindlust, ma ikka ei tea, täpselt, kuidas see käib, siis on mul sulle üks nõuanne ja üldse mitte üllatav. Tule kirikusse ja koguduse keskele. Mitte ainult mõnikord, vahetevahel, siis kui on mingi eriline tunne, vaid tule võimalikult igal pühapäeval. Sest just siis on koos palvetavad inimesed. Jumal tulistab kogudus, kes oma sõnade ja tegudega tunnistab Jumala kuningriigi saabumisest. Ja selle koguduse keskel on üles tõusnud ja igavesti elav Kristus, kes kingib oma vaimu ja väge, piiblisõna, jutluse ja armulaeva kaudu. Me võime öelda, et kogu see 1,5 tundi kestev liturgia või jumalateenistus on üksainus lakkamatu palve või kahekõne Jumalaga. Mitte ainult see, et siin on üksikud palvetekstid, vaid ka kõik muu, mida me siin teeme, on
Ja isegi siis, kui sa peaksid juhtumisi äparduma palvetamisega 6 päeval nädalas, siis pühapäeval kannab kinni pea. Ja isegi siis, kui sinu mõtted ja meeled jumalateenistusel on pisut hajed, lähevad uitama, siis kogudus ikkagi palvetab koos sinuga ja sinu meest. Ja see on üks ütlematu võimas ja asendamatu kogemus. Aga mida öelda sulle, kes sa ei tunne palvetamises algajana, vaid pead end, kui mitte just eksperdiks, siis vähemasti mõningal määral vilunuks. Sulle ütlen täpselt sedasama. Tule kirikusse ja koguduse keskele. Mitte ainult mõnikord, vahetevahel, erilise tunde ajal, vaid võimalikult igal pühapäeval, sest siis on koos palvetav ja Jumalat ülistav kogudus. Aga selle koguduse hulgas on palju neid, kellel on palvetamisega väiksemad kogudused kui sinu ja kes ei ole nii vilunud ja kes seetõttu väga vajavad just sinu tuge, eestpalveid ja toetust. Vajavad sinu palve kogu see 1,5 tundi kannaks ka neid ja kannaks kõik järgnevad nädalapäevad. Võib-olla sina ise võiksid küll suurema vaevata oma toas või aiavõrgus Jumalaga otsesidet luua. Aga on palju sinust väetimaid ja ebakindlamaid usukaaslaseid, kes seda ei suuda ja kes vajavad kogudust. Ja nagu ma ütlesin, lisaks koguduse kaaslastele, lisaks koos sinuga Jumalat paluvale ja ülistavale kogudusele annab pühapäevane jumalateenistus nii oma vormides kui sisus edasi kristliku kiriku õpetuslikku ja liturgilist pärimust, sajandite jooksul läbi proovitud ja läbi tunnetatud traditsioonide tarkust ja väge, mis nii-öelda töötavad omal kombel ja kindla peal. Igal pühapäeval on omad kindlad piiblitekstid, palveteemad, palved, mis meie vaimulikku elu suunavad ja raamistavad. Kiriku muusikat, olgu siis orelil või vokaalseadmes, ei esitata mitte meelelahutuseks või vahepaladeks, vaid selleks, et aidata meie mõtteid ja meeli ülendada Jumala poole, et häälestada tema sõna kuulamiseks ja vastuvõtmiseks. Jutlus mitte lihtsalt ei jaga huvitavaid mõtteid ja tarkusi usuasjade kohta, vaid kutsub meid asetama iseenda kogu oma elu Jumala muutva, lepitava, tervendava alastuse ja armu poolde. Ja tulles koguduse jumalateenistusele me võime kogeda ja märgata, et palve, ülistus, vaimulik süvenemine ei olegi siin niivõrd meie pingutus või tegu, vaid see on pigem osa saamine millestki, mis kannab, vastuvõtmine, osa saamine, kogemine, maitsmine, enese juhtida ja kanda laskmine, kümblemine Jumala sõna valguses ja tões, koguduse osaduses, armulaua tervendavas väes, eestpalve jõus ja tõelisuses. Ei olegi vaja siin eriti pingutada, et leida aega, kohta, sõnu, see kõik on olemas. Kannab ainus pingutus, mis tõsi võib-olla on mõnikord suisa ületamatu, see pingutus ongi tulla kohale ja võtta vastu. Aga kui juba oled tulnud, siis tunned, kuidas Jumal sind läbi selle lakkamatu palve hoiab ja kannab. Kui me ka nüüd vaatame korraks veel tänastele piiblitekstidele, siis peab tõdema seda, et see, mida meil tuleb tegelikult õppida palvetamise puhul, see õige palvetamine ei ole esmajärjekorras mitte siiski õige sõnade või vormide või tekstide või kehaasendite või õige kellaaja või koha küsimus, vaid küsimus on pigem palvetaja sisemises põhjus.
eeskätt ka just seda hoiakut me peaksime õppima ja omandama. Ja see on midagi, mis võiks meid saata mitte ainult pühapäeval ja koguduse keskel ja selles 1,5-tunnises liturgias, vaid ka jätkuda. See hoiak peaks tulema kaasa meie argipäeva kõikidesse ettevõtmistesse, tegemistesse, rõõmudesse ja muredesse, rõõmsa rahulolu ja musta asenduse silmapikkudesse. Ja kui ma nüüd peaksin seda õiget palvehoiakut, seda südamehoiakut kirjeldama ja lühidalt selle kokku võtma, siis ma ütleksin nii, et see on Jumala usaldamine. Jumala usaldamine kõiges. Jeesus ütleb, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes palute Isalt, seda ta annab teile minu nimel. Tänini ei ole te midagi palunud minu nimel. Paluge ja te saate, et teile rõõmuks teha. Mis siis on see Jumala palumine Jeesuse nimel, tema väes, temalt saadud mandaadiga, mille kohta Jeesus ütleb oma jüngritele, et te ei olegi seda veel eriti ära õppinud ega teinud. Küllap me saame aru, et siin ei olda nii naiivsed ja ei mõelda seda, et kõik on korras siis, kui me oma enesekesksetele soovidele paneme juurde Jeesuse nime. Ja siis kõik ongi korras. Vaid et silmas on peetud seda, et me võtaksime omaks Jeesuse meelsuse, kes palus ja täitis kõiges oma Isa tahtmist. Kui meie elus see Jumala usaldamine sageli on poolik ja tingimuslik, siis Jeesuse elus oli see täielik. Ta ei palunud mitte oma tahtmise täitumist, vaid nii nagu Johannese evangeeliumi 4. peatükis ta ütles, et minu roog on see, et ma teen selle tahtmist, kes minu on läkitanud ja lõpetan tema. Igatsus olla Jumala tahtega üks, teha tema tahtmist oli Jeesusele sama oluline kui igapäevane leib. Ja seda tahtmist ta tegi ja selle tee käis ta ka lõpuni siis, kui see ei olnud mugavuse tee, vaid see oli ristisurma, kannatuse, eneseohverduse tee. Ka siis Getsemani aias ta palus Isa, kui võimalik, siis võta see karikas minult ära, aga ometi ärgu sündigu minu, vaid sinu tahtmine. Ka kui me meie Isa palves palume sinu tahtmine sündigu, siis selle teine pool on alati minu tahtmine ärgu sündigu. Jumal hoiab mind selle eest, et minu soovid ja igatsused hakkavad täituma. Pigemini lase mul oma elus ära tunda, usaldada ja omaks võtta sinu tahe. Ning otsida Jumala tahet, nii nagu Jeesus, täita temalt saadud ülesannet oma maiste päevade ja aastate jooksul. See peaks olema iga kristlase palveelu peamiseks hoiakuks ja suunaks. Ja mulle tundub, et just sellest räägib Jeesus, kui ta ütleb, et mida te iganes palute Isalt, seda ta annab teile minu nimel. Ehk siis, kui me laseme ja palume ja igatseme Jumala tahtmise täitumist, siis on meile kõik antud. Kõik on olemas. Midagi ei puutu. Palve ei ole mingi selline eriliselt Jumalale meeldiv tegevus, millega saaks või peaks tema ees plusspunkti teenima. Ja samuti, mis väga oluline, mida ikka ja jälle peab seletama, et palve ei ole ka tegevus, mis muudaks Jumala meeldib meie suhtes. Et just kui see oleks nõnda, et me selgitame Jumalale ära, kuidas asjad on ja mis meie mured on, ja siis me palume, nii väga palume ilusasti ja pikalt ja siis justkui räägiksime Jumalale augu pähe või veedaksime teda, mida ta meile soovitavad andnud või tegema.
ei, see ei ole nii. Pigemini me võiksime öelda, et palve ei muuda mitte Jumalat, sest Jumalat ei ole vaja muuta. Jumal on täiuslik armastus, tarkus, vägi. Me ei pea kuidagi teda veenma meie suhtes headuslikud ja arvamised. Aga tõeline palve muudab meid endid, muudab meie vaadet Jumalale, olukorradele, inimestele. Palve on niisugune tõeline palve, südamepalve, Jeesuse nimel palve on niisugune hinge või meeleseisund, mis isegi kui see vaid hetkeks meile osaks saab, mis laseb meid kõike näha Jumala silmadega. Ja laseb meid taibata, et just see, mida Jumal annab, just see, mis meile osaks saab tema käest, ongi Jumala tahtmine, see ongi õnnistus, see ongi arv. Tõelises usaldavas seisundis ja palve seisundis me, kui vabaneme sellisest dualistlikust maailmavaatest, kus on mingid olukorrad, millega me võitleme, mida me ei taha, millest me tahame hoiduda, loobuda, vabaneda, et on mingid inimesed, keda me peame muutma. Ja siis on mingid asjad, mida me jälle väga igatseme ja vajalikuks ja oluliseks peame. Tõelises palveseisundis see niisugune ego, võiks öelda, võimumängudest ja kontrollivajadusest tuleb asjade sortimine kaob ja asemel tuleb usaldus. Kus inimene ei pea enam kramplikult võitlema mingite olukordade, asjade ja inimeste vastu, jagama aegu ja sündmusi headeks ja halbadeks, soovitavateks ja ebasoovitavateks, vaid ta võib kõike vastu Jumala enda käest. Teada, mis ka ei tuleks või millest ta läbi ei peaks minema. Kõike juhib Jumala püha tahtmine. Ehk siis võib-olla see kõlab natukene liiga radikaalselt, aga nii nagu ütles ühes raamatus üks õigeusu traditsiooni esindajad kristlane, et siis, kui sa oled oma tahtmistest täielikult vabanenud, kui sa enam midagi ei taha, siis ongi kõik, mis sünnib, ühtlasi ka sinu tahtmine ja igatsus. Jeesus ütleb tänase evangeeliumi lõpus, seda ma olen teile rääkinud, et teil oleks rahutus. Maailmas ahistatakse teid, aga olge julged, mina olen maailma ära võitnud. Ei, Jeesus ei tõotanud oma jüngritele, aga tõota ka meid kõigist maailma ahistustest, muredest, konfliktidest, haigustest, surmast, leinast, valust ära võetuks. Aga ta ütleb, et nendel ei ole viimast sõna öelda. Nad ei märka meid enam, sest me tunneme teda, kes on selle maailma ära võtnud. Tõepoolest, Jumala usaldamine on julgustükk, hüpe tundmatusse, kus avastatakse, langetakse mitte kuristikku, vaid Jumala kätele. Avastatakse, et on miski, mis on tugevam nii maailmast, aga ka meie enda hinge kitsikustest ja ahistustest. See on rahu, mis tuleb mõistmise, rahu, mis tuleb teadmisest ja kogemusest, et tema kannab. Jumala arm kannab meid kõikjal ja kõiges. Ja üles tõusnud Jeesus taevas ülem preestritena palvetab meis ja meie eest ning võtab meid kohe vastu igavesse ellu. Kiidetud olgu Isa, Poja ja Püha Vaim.